Tere päevast kõigile! Alustame oma tänase veebiseminariga. Tänase seminari teema on toiduohutuse riskide hindamine. Ja me vaatame seda nii Euroopa kui Eesti kontekstis. Esimene esineja Mari Reinik, kes on veterinaar- ja toidulabori riskihindamise osakonna juhataja. Ja tema räägibki siis riskide hindamisest üldiselt ja sellest, kuidas see Eestis korraldatud on. Ja teine esineja on Piret Priisalu, kes on Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik ja ühtlasi siis Euroopa Toiduohutusameti kontaktisik Eestis. Ja tema räägibki siis riskide hindamisest Euroopa Toiduohutusametis ehk EFSAs. Ja siinkohal loodan, et kõik on meiega liitunud, kes soovisid, ja ma annangi sõna Marile. Mari saab alustada oma ettekandega ja head kuulamist kõigile. Palun, Mari. Tere päevast ka minu poolt kõigile. Nagu Kairi juba tutvustas, olen Mari Reinik ja töötan veterinaar- ja toidulaboratooriumis. Olen taustalt keemik ja tegelenud aastate jooksul nii toidu-uuringutega kui ka muude keskkonnauuringutega. Nii et selles valdkonnas päris pika kogemusega ja nüüd siis teist aastat olen VTL-i riskihindamise osakonna eesotsas. Ja tänase ettekande jooksul räägiksin kõigepealt natukene sellest, mis on üldse riskihindamine, siis kuidas meil on Eestis riskihindamise valdkonnas töö korraldatud ja tooksin siis ka ühe sellise realistliku näite, kuidas ühte riskihinnangut koostatakse ja missugustest alalõikudest see hinnang koosneb. Mis on riskihindamine? Definitsioone on erinevaid, aga kõige lihtsam neist on vast siin slaidil toodu, et riskihindamine on teaduspõhine protsess, mille käigus hinnatakse ohu ilmnemise tõenäosust ja võimalikke tagajärgi. Siin on väga oluline sõna teaduspõhine, et riskihindamise käigus ei tehta oletusi, vaid põhinetakse ikkagi teaduslikel faktidel. Ja olulised on siis riski puhul kõik 3 komponenti, mis siin joonisel toodud on. On oht, mis on siis kas siis keemiline või bioloogiline või siis ka füüsikaline tegur, mis võib potentsiaalselt meie tervist kahjustada. Oht iseenesest ei ole veel risk. Selleks, et oht muutuks riskiks, selleks peab olema ka märkimisväärne tõenäosus, et see realiseeruks. Võib olla suur oht, aga kui selle realiseerumise tõenäosus on üliväike, siis saab ka riski lugeda väga madalaks. Ja 3. oluline komponent on see, et missuguseid tagajärgi ohu realiseerumine esile kutsub. Ja siin võib-olla selle asja illustreerimiseks võiks vaadata seda kõrvaltoodud pilti. See on väga tavaline eestimaine suvi, kus grillitakse broileri tükki. Ja kui siin nüüd mõelda täiesti laiemalt, et missugused ohud siin võivad esile kerkida, siis võib ette tulla päris palju asju. Kõigepealt jah, broileri liha, kui see meil tooreks jääb, siis võib esile kerkida mikrobioloogiline oht.
ja see tõenäosus tegelikult ei ole väga väike, et me ei küpseta seda broileriliha piisavalt kaua. Teiseks, kui me seda liha kõvasti kõrvetame, siis võivad tekkida keemilised ohud. Pahid ehk polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud ja mitmed muud tervisele potentsiaalselt kahjulikud ained. No kui me võtame veel laiemalt, siis on veel oht ennast ära kõrvetada või kõige hullemal juhul veel ka tulekahju esile kutsuda. Nii et selleks, et riski iseloomustada, peab olema meil teada, missugune on oht, kui suur on selle realiseerumise tõenäosus ja missuguseid tagajärgi see võib esile kutsuda. Kuidas Eestis toiduga seotud riske hinnatakse ja analüüsitakse? Riski hindamine on tõesti teaduspõhine tegevus ja see on keskendatud praegu Eestis siis Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi juurde loodud riski hindamise osakonda. Ja meie ülesanne või üks põhiülesandeid on koostada teaduspõhiseid hinnanguid või arvamusi. Riskihindajad lähtuvad tõesti teaduslikest alusmaterjalidest ja riskihindajad ei kehtesta piirnorme, ei võta vastu poliitikaid riskide vähendamiseks. Need ülesanded on antud hoopis Maaeluministeeriumile ja Põllumajandus- ja Toiduametile. Ja riskide analüüsil ongi see oluline aspekt, et riski hindamine ja riski juhtimine hoitakse lahus. Riskihindajad esitavad oma arvamuse riskijuhtidele ja nemad võtavad vastu otsuseid, mis selle teabega edasi teha. Aga ühine aspekt on kommunikatsioon ehk siis teavitamine riskidest. Et sellega tegelevad nii riskihindajad kui ka riskijuhid. Veterinaar- ja Toidulaboris loodi meie osakond alles möödunud aastal, nii et me oleme töötanud nüüdseks siis vähem kui 2 aastat. Ja nagu ma juba ütlesin, on meie põhiülesanne koostada teaduspõhiseid hinnanguid. Ja meie tegevusvaldkond on tõeliselt lai, kaasates siis toiduohutuse valdkonnad, toidu keemiline ohutus, selle alla kuuluvad siis lisa- ja saasteainetest tekkinud ohud, samuti taimekaitsevahendite jääkidest tingitud ohud, toidu bioloogiline ohutus, sealhulgas siis mikrobioloogilised ohud, parasitoloogia. Samuti on meie tegevusvaldkonnaks uuendtoidud, geneetiliselt muundatud toidud, esile kerkivad riskid. Praegusel ajal pakutakse välja päris hulgaliselt selliseid toite, mida varasematel aastatel või aastakümnetel kasutatud ei ole. Et need kvalifitseeruvad siis uuendtoiduks. Tegeleme ka toiduga kokku puutuvate materjalide ja esemetega, need on siis plastpakendid, nõud ja ka toitumise tervisealaste väidetega, mida esitatakse siis kas tootepakenditel või tootereklaamides. Meie valdkonnaks on ka loomatervis ja nii loomahaigustega seotud aspektid kui ka söödad ja söötmine. Nii et tegevusvaldkond on meil väga-väga lai.
Ja lisaks teaduspõhiste arvamuste koostamisele on meie ülesandeks ka riskijuhtide nõustamine, eelkõige meie hinnangute alusel ja osalemine siis ka riskidest teavitamisel. Ja olulise osa meie töömahust moodustab ka koostöö teiste riskihindamise-asutustega ja eelkõige siis Euroopa Toiduohutusametiga, aga ka teiste Euroopa Liidu riikide riskihindamisinstituutidega ja või sellega tegelevate ametkondadega. Ja teeme koostööd ka Eesti teadus- ja arendusasutustega, ülikoolide instituutidega. Oluliseks on siin mainida ka seda, et riskihindajad peavad olema oma töös sõltumatud, et anda edasi objektiivset infot ja tööd tuleb koostada ka arvestades läbipaistvuse põhimõtteid, et kogu info peab olema kirja pandud selliselt, et on näha, kust tulevad meie järeldused. Ja Eesti kohta võib siis joonistada sellise skeemi. Kõigepealt saab meie töö alguse sellest, et meile esitatakse küsimus või ülesanne ja kuna meie oleme ikkagi riigiteenistuses, siis ülesande esitajateks on meil Maaeluministeerium või siis Põllumajandus- ja Toiduamet. Kui meile tuleb nendelt küsimus, siis me vaatame läbi kirjanduse, mis on vajalik sellele küsimusele vastamiseks. Eelkõige loomulikult vaatame, kas Euroopa Toiduohutusamet on teostanud antud küsimusele riskihinnangut varem. Siis vaatame ka teaduspublikatsioone ja kasutame siis erinevaid EFSA juhendeid ja tööriistu selleks, et kokku kirjutada raport. Raporti jaoks on meil enamasti vaja ka katseandmeid. Eelkõige käib see erinevate ainete või huvipakkuvate ainete sisalduste kohta ja neid katseandmeid me saame kas oma labori andmestikust või ka teistelt laboritelt või ka uurimisasutustelt ja samas on meil võimalik ka endal teatud määral täiendavaid analüüse tellida. Kuna meie valdkond on väga-väga lai, siis me kaasame päris tihti ka eksperte, eelkõige nendes valdkondades, kus meil endal kompetents ei ole võib-olla päris piisav, siis me teeme tihedat koostööd ülikoolidega ja teiste teadusasutustega. Ja kogu sellest infost kokku valmib raport, kas siis riskihinnang või kui on selline väiksem ja konkreetsem küsimus teatud kindlate aspektide osas, siis ekspertarvamus või ülevaade mingist huvipakkuvast teemast või kokkuvõte. Raporti me edastame riskijuhtidele, Maaeluministeeriumile, Põllumajandus- ja Toiduametile, kes siis selle alusel saavad võtta vastu riskijuhtimise otsuseid või poliitikaid. Ja kommunikatsioonis osaleme me läbi kogu riskihindamise tsükli, alates sellest, et me täpsustame töö alguses
piisavalt detailseks küsimused, et me saaksime aru täpselt, missugustele küsimustele meilt vastust oodatakse ja ka töö vastuvõtmise ajal võivad töötellijad esitada meile veel täiendavaid küsimusi, täiendavaid tähelepanekuid, nii et see raport valmib tihedas koostöös küsimuse esitajatega. Ja ka avalikkuse teavitamine toimub meil omavahel tihedas koostöös. Nüüd selleks, et ei jääks see jutt liiga teoreetiliseks, selleks valmistasin siin ette ühe näite. Et näiteks, kui meile peaks tulema küsimus, kui suur on akrüülamiidi saadavus 1-aastastel lastel kaubanduslike imiku ja väikelapse toitude tarbimisest ja kas saadav kogus on ohutu, siis kuidas me edasi selle küsimusega tegeleme? Et kõigepealt me vaatame seda, et kas küsimus on piisavalt detailne selleks, et me saaksime anda võimalikult konkreetse vastuse. Siin on küsimuses olulised aspektid olemas, et missuguse ohuga me tegeleme, kust see oht võib tuleneda ja kelle seisukohast me seda ohtu hindame. Nii et küsimus on piisavalt detailne ja kui küsimus on täpsustatud riskijuhtidega, siis me hakkame kokku panema raportit ja raport koostab 4 põhiteemast, mida ma siis järgnevatel slaididel ükshaaval kirjeldan. Alustame ohu kindlaks tegemisest. Selles etapis kirjeldatakse, et missuguse ainega on tegemist. Näiteks alates juba aine keemilistest omadustest, kus see aine esineb, mis tingimustel see aine toitu satub, missugustest allikatest aine toitu satub ja kuni siis selleni, missugust mõju see võib meie tervisele avaldada. Ja näitena siin näiteks antud küsimuses oli tegemist akrüülamiidiga. Selle molekul on siin toodud, väike lihtne ja antud ühend tekib siis eelkõige asparagiini ja suhkruid sisaldava toidu kuumutamisel kõrgel temperatuuril ja eelkõige tekib see kartuli- ja teraviljatoodetes. Seega teada on, et olulisi sisaldusi leitakse näiteks friikartulitest ja ka näiteks röstsaiadest, aga samas on teada, et ka sisaldusi on imikutoitudes. Kust veel võib akrüülamiidi leida? Me teame, et tööstuses kasutatakse akrüülamiidi polüakrüülamiidi tootmisel, monomeri jääb küll toodetesse vähe, aga keskkonnas siiski vähesel määral akrüülamiidi leidub, kuid mitte väga olulistes kogustes. Ja missugust mõju see võib avaldada? Akrüülamiid on klassifitseeritud tõenäoliselt inimesele kantserogeenseks ühendiks. Et see on nüüd selline esimene etapp riskihinnangust, mis on siis ohu kindlaks tegemine. Järgmine etapp on ohu kirjeldamine. Me püüame võimalikult täpselt kirjeldada, missugust tervisemõju ja missugustes kogustes kõne all olev ühend avaldab. Et nagu juba ütlesin, on tegemist tõenäolise inimkantserogeeniga,
Ja vaadates loomkatsete tulemusi saab sealt välja lugeda selle, et kõige kriitilisem efekt, see tähendab kõige madalamal kontsentratsioonil ilmnev efekt on neoplastiline toime. Siis antud punktis uuritakse veel seda, et kui palju peab olema seda kõnealust ainet selleks, et avalduks kahjulik efekt. Ja kas on olemas ka tervisel põhinevaid piirväärtusi, mis on sellised, ütleme, loomkatsete põhjal paika pandud doosid, mida peetakse inimesele ohutuks. Kas need on siis päevased lubatavad doosid või on siis akuutse toime puhul akuutsed referentsdoosid, neid doose on väga erinevaid. Aga paljudel ainetel on olemas tõesti kehtestatud loomkatsete andmete alusel teatud ohutusvarusid arvestades maksimaalsed soovitatavad doosid, mida ei ületataks. Antud juhul on nüüd asi natukene keerulisem. Kuna tegemist on ikkagi genotoksilise kantserogeeniga, siis sellel nullmõju läve ei ole, et meil ei ole sõna otseses mõttes ohutut doosi. Ja seetõttu ei ole ka akrüülamiidile kehtestatud selliseid soovitatavaid piirväärtusi. Ja sellisel puhul on riskihindajatel välja töötatud skeem, kuidas hinnata kantserogeensete ühendite mõju ja selleks kasutatakse siis benchmark dose lähenemist, mis tähendab seda, et modelleerimisel, loomkatsete tulemuste modelleerimisel on leitud doos, mis annab teatud protsendi kahjuliku efekti esinemise lisariski võrreldes siis loomkatsete kontrollrühmaga. Et see on päris selline tehniline keerukas arvutus, aga antud juhul muud üle ei jää, kui kasutada modelleerimisel saadud suurusi. Ja sellest tuleb välja, et neoplastilise toime puhul on tõepoolest see 10% lisakahjuliku efekti doos kõige madalam. Neurotoksilise toime puhul on see kõrgem. Seega akrüülamiidi hindamisel arvestatakse siis neoplastilise toime doosi. Järgmine etapp on kokkupuute hindamine. Siin me vaatame seda, et missugused toidugrupid sisaldavad meie uuritavat ainet ja kui palju. Et kust me selle probleemse aine saame. Siis me vaatame ka seda, et kas meil oleks vaja hinnata kvantitatiivset kroonilist või lühiajalist kokkupuudet. Ja missugustes kogustes me siis huvipakkuvaid toidugruppe tarbime. Sisalduste andmed saadakse, nagu ma juba ütlesin, laboratoorsete analüüside tulemustest valdavalt. Kui meil endal Eestis jääb tulemusi liiga väheseks, on võimalik kasutada ka Euroopa Toiduohutusameti valduses olevad Euroopa teiste riikide analüüsi tulemusi. Päris tihti tõesti kasutatakse riski hindamisel ka teatud lähendusi, kui tõesti andmeid napib. Ja tarbitavaid toidukoguseid hinnatakse toitumisuuringu andmete alusel. Ka siin on Eestis omad andmed olemas, on Tervise Arengu Instituudi läbi viidud Eesti rahvastiku toitumisuuring ja neid andmeid me kasutame ja on ka EFSA-l toidu tarbimise andmestik olemas. Siis
riskihindamise käigus hinnatakse alati ka toimet erinevatele vanusegruppidele. Eelkõige just püütakse hinnata tundlikumaid gruppe. Kui näiteks on teada, et antud aine võib olla eriti ohtlik kas väikelastele või hoopis kõrges vanuses inimestele, siis käsitletakse kindlasti neid gruppe eraldi ja samas tehakse arvutused ka suurtes kogustes huvipakkuvat toidugruppi tarbivate inimeste kohta hinnang. Nii et see etapp sisaldab väga palju andmetöötlust, väga palju arvutusi ja selle tulemusena siis saadakse antud ühendi saadavus toidust huvipakkuvate vanusegruppide kaupa. Et kui tulla nüüd näite juurde, siis me teame, et suuremaid sisaldusi leitakse kartuli- ja teraviljatoodetest ja meil on Eesti andmed olemas eelmiste aastate kohta, et akrüülamiidi sisaldus imiku- ja väikelapse toitudes ehk nendes valmis püreedes oli keskmiselt 22 mikrogrammi kilogrammi kohta. Me teame, et akrüülamiidi puhul on oluline hinnata eelkõige kroonilist toimet, kuna tegemist on kantserogeeniga ja selle põhjal me saame siis teha arvutuse kombineerides sisaldusi ja kombineerides toitumisandmeid. Siin ma tõin näiteks, tõesti see on hüpoteetiline näide, et kui me arvutaksime 1-aastase lapse poolt saadava akrüülamiidi koguse, kui ta sööb näiteks 200 grammi imiku- ja väikelapse püreed päevas kaubanduslikku toodet, kui ta kaalub 10 kilo, siis ta saaks akrüülamiidi 0,44 mikrogrammi kehakaalu kilogrammi kohta. Et sellega lõpeb siis kokkupuute hindamise etapp. Et selle tulemus tavaliselt on ikkagi täiesti numbriline kokkupuude erinevate elanikkonnagruppide kaupa ja erinevate tarbimismahtude kaupa. Ja viimane 4. etapp on siis senini kogutud andmete omavaheline kombineerimine ja järelduste tegemine, missugused terviseriskid võivad esile kerkida, kui suur on nende tõenäosus ja kui tõsised need võivad olla. Ja alati tuuakse välja hinnangus ka see, et kui meil on andmeid vähe, siis kust meil on andmeid puudu, miks tehti mingisugused lähendused, et oleks andmete tõlgendajatele arusaadav, kust järeldused tulid. Ja hinnangus võidakse pakkuda ka võimalusi riskide vähendamiseks, aga ütleme, et tegelike riskivähendusmeetmete võtmine on ikka riskijuhtide teha. Ja näite juurde tulles, kuna akrüülamiidi jaoks tervisepõhiseid referentsväärtusi või piirväärtusi ei ole, siis kasutatakse niinimetatud marginal exposure lähenemist, mis on siis eesti keelde tõlgituna näiteks ohutusvaru. See on number, mis näitab, et kui palju meil ütleme, sellist reservi või varu selleks, et me saaksime öelda, et aine ei kujuta erilist ohtu antud tarbimise korral.
Ohutusvaru saadakse selliselt, et eelmistes etappides toodud lävendväärtused jagatakse tegelikult saadava doosiga ja antud näite puhul me saame numbri 386 ja riski hindamise jaoks on paika pandud sellised soovituslikud MOE väärtused, millest väiksema väärtuse puhul loetakse aine potentsiaalset ohtu või riski omavaks. Genotoksiliste kantserogeenide puhul loetakse ohutuks MOE, mis on üle 10 000. Et siin on nagu selline vastupidine skaala tavapärasele, et mida väiksem on number, seda suurem on risk. Ja mida suurem on number, seda ohutumaks me saame pidada ainet. Ja antud näite puhul me saime MOE väärtuseks 386, mis on oluliselt madalam kui 10 000. Ja sellest me saame teha järelduse, et akrüülamiidi saadavus imiku ja väikelapse toitudest on muret tekitav. Nii et lõppjäreldusena selliste andmete alusel me jõuaksime tõesti selleni, et akrüülamiidi sisaldused sellisel kujul on muret tekitavad. Ja sellega ka riskihinnang üldiselt lõpeb. Mis saab edasi? Edasi antakse üle raport küsimuse esitajale. Vajadusel veel täpsustatakse raportis esitatut ja sellele järgneb avalikkuse teavitamine hinnangu tulemustest. Ja riskijuhid otsustavad ka raporti alusel, kas ja missuguseid meetmeid on tarvis võtta riskide vähendamiseks. Nii, ja selle järeldusega mina oma ettekande lõpetaksin. Loodan, et teil tekkis ülevaade, kuidas riskide hindamine toimub ja saate selle kohta Euroopa tasandil ka järgmisest ettekandest oluliselt infot juurde. Aitäh teile! Aitäh Marile selle väga põhjaliku ettekande eest ja sellise näitlikustatud ettekande eest, et ma usun, et see küll andis nagu sisulist selgitust sellele riskihindamise protsessile. Ja ma siit kohalt annangi sõna edasi Piret Priisalule Maaeluministeeriumisse, kes siis räägib meile Euroopa ja Euroopa Toiduohutusameti vaatest. Nii et palun, Piret. Aitäh. Tere päevast. Olen siis Piret Priisalu Maaeluministeeriumist. Taust on mul samuti keemik nagu Mari Reenikul eelmisel esinejalgi, aga nüüd olen päris mitmeid aastaid siis töötanud Maaeluministeeriumis põhiülesandega olla Euroopa Toiduohutusameti kontaktisik. Ja minu ülesanne on siis ennekõike tagada infovahetus Euroopa Toiduohutusameti ja Eesti erinevate osapoolte vahel. Näiteks teadlased, ametnikud, käitlejad, kellel iganes on EFSA-ga kokkupuudet. Ja eelmisest ettekandest juba saite selle arusaamise, kui keeruline tegelikult riskihindamisprotsess iseenesest on, kui ressurssi ja andmemahukas ja sellest tulenevalt on ju mõistlik, et iga riik
ise ei suuda kõiki riskihinnanguid teha. Ehk siis Euroopas on siis seljad kokku pandud ja erinevad liikmesriigid siis teostavad riskide hindamist ühiselt läbi Euroopa Toiduohutusameti. Kuna ma nüüd ise ei jaga ekraani, siis ma vahepeal olen sunnitud väikseid märguandeid tegema, et palun järgmine slaid. Ja räägin siis täna sellest, kuidas Euroopa Toiduohutusametis riske hinnatakse, EFSA ülesannetest ja tegevusest. Ja teiseks räägin siis e-teenustest, mis on tänaseks kättesaadavad EFSA-ga suhtlemiseks ja sealhulgas ka käitlejate poolt taotluste esitamiseks. Aitäh! Järgmine slaid tuli juba ise ette. See siis annab väikese ülevaate sellest, kuidas Euroopa Liidus toiduohutuse tagamine on organiseeritud, et kriteeriumid või põhiprintsiibi annab Euroopa Liidu toiduseadus General Food Law, mis siis sätestab riskianalüüsi põhimõtte ja see on siis seesama, millest ka Mari Reinik eelnevas ettekandes juba üldiselt rääkis, ehk siis, et ongi 3 etappi riskianalüüsis: riski hindamine, riski juhtimine ja riski kommunikatsioon. Ja needsamad tuttavad ringikesed siin kõrval meelde tuletamaks, et need etapid on kõik omavahel vägagi seotud, et riski hindajad annavad siis sisendi riskijuhtidele ja riski kommunikatsioon peaks siis käima selliselt, et kõik vajalikud etapid on kajastatud. Palun järgmine. Aitäh! Riski hindamine siis, nagu ka eelnevalt räägitud, aga väike meeldetuletus ei tee paha, tugineb siis teadusandmetele, peaks olema sõltumatu, objektiivne ja läbipaistev, mis on väga oluline aspekt. Ja teaduslikud riskihinnangud on siis riskijuhtidele peamiseks aluseks riskijuhtimisotsuste langetamisel, näiteks toote turule lubamisel, piirnormide kehtestamisel ja nii edasi. Euroopa Liidus on siis riskihindamise asutuseks Euroopa Toiduohutusamet. Palun järgmine. EFSA asub siis meil Parmas, Itaalias, väike ajalooline Itaalia linnake, kuulus oma toidukultuuri poolest. Parma sink ja parmesani juust on meile kõigile teada. Ja sinna on siis ehitatud ka kaasaegne moodne hoone EFSA jaoks, kus siis tema töötajad ja ka eksperdid, kes käivad EFSA-s, saavad oma tööd teha. Palun järgmine. Ja EFSA loodi siis 20 aastat tagasi juba, sel aastal on siis juubeliaasta ja siin on lühiülevaade numbritest, ehk siis, et EFSA-s on üle 450 töötaja, kusagil 1350 eksperti teeb koostööd ja panustab EFSA teadushinnangutesse. Orienteeruvalt 1000 kohtumist toimub aastas ja selle 20 aasta jooksul on siis tehtud väga palju hinnanguid, aga orienteeruvalt tehakse siis kusagil 500 hinnangut aastas, mis annab siis ülevaate tõesti sellest, kui palju vajadust on Euroopas riskihinnangute tegemiseks. Palun järgmine. Siin siis annaks ülevaate, millega EFSA tegeleb. Et ta annab sõltumatut teadusnõu ja tuge toidu- ja söödaohutuse valdkonnas. Nüüd läks slaid liiga kiiresti edasi. Aitäh. Riskijuhtidele ja poliitikakujundajatele antakse siis nõu ja kui me siin räägime toiduohutusest, siis toiduohutust me mõistame väga laias mõistes, ehk siis ka loomatervis, taimetervis, loomaheaolu, kõik mahuvad siia alla ja on EFSA tegevusvaldkond. Samuti EFSA teavitab toiduohutuse valdkonna riskidest sõltumatult ja õigeaegselt, ehk siis teeb riskikommunikatsiooni ja edendab ka teaduskoostööd ja see teaduskoostöö on tegelikult põhialuseks tööprintsiibiks üldse EFSA-l, sest et tema oma töötajad ei jõuaks neid hinnanguid iialgi
ära teha, et ongi kaasatud erinevad eksperdid erinevatest liikmesriikidest. Palun järgmine. Ja tuletan siis ka meelde, mida EFSA tegelikult ei tee, et ta ei tööta välja toiduohutuse poliitikaid ja õigusakte, ei kiida heaks toote turule toomise taotlusi, et tema teeb oma hinnangu, annab selle edasi siis riskijuhile ehk siis Euroopa Komisjonile, kes siis valmistab vastava rakendusakti ette ja liikmesriigid kiidavad selle heaks. Ja samuti ei tegele EFSA toiduohutuse õigusaktide rakendamisega ise. EFSA-l ei ole ka analüütilist võimekust ja see ei olegi eesmärk, et tal ei ole oma laboreid, kus uuringuid teha. Tegelikult ikkagi hinnangute tegemisel lähtutakse olemasolevatest teadusandmetest või siis liikmesriikide seireandmetest. Ehk siis kõik see püütakse kokku koguda ja üles leida Euroopa Liidu pealt ja selle põhjal siis need hinnangud koostada. Palun järgmine. Ja kuidas siis riskihindamise protsess EFSA-s toimub, et kui Mari Reinik kirjeldas, kuidas meie oma riigis, kes on küsimuste küsijad, siis Euroopa Liidu kontekstis on need riskijuhid, kes küsimusi esitavad, ennekõike Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, liikmesriigid ja EFSA saab ka ise tõstatada probleeme, mis vajavad lahendamist. Ja kui EFSA saab küsimuse, siis suunatakse see edasi õigele teaduskomisjonile. Järgmise slaidi peal ka räägin täpsemalt. EFSA teadlased hindavad siis olemasolevate andmete põhjal, kas on riskid, millised need on. Ja lõpuks võetakse vastu siis riskihinnang, mis ka avalikustatakse. Palun järgmine. Ja kes siis EFSA-s neid riskihinnanguid teevad? Et selleks on olemas teaduskomisjonid ehk siis paneelid inglise keeles ja ka teaduskomitee, kes on siis valdkondade üleste hinnangute tegija ja juhendmaterjalide koostaja ja metoodikatega tegeleja. Aga teaduskomisjonid on siis 10 valdkonnas EFSA-s. Taimekaitsevahendite jääkide valdkonnas, geneetiliselt muundatud organismide, sööda ja söödalisandite, loomatervise ja heaolu, bioloogiliste ohtude, saasteainete, toidu lisaainete ja siia juurde käivad ka ensüümid ja lõhna- ja maitseained, siis toiduga kokku puutuvate materjalide valdkonnas, toitumise valdkonnas ja taimetervise valdkonnas. Palun järgmine. Ja nüüd, kui need teaduskomisjonid ehk siis paneelid on riskihinnangu vastu võtnud, siis nagu eelnevalt jutuks oli, siis riskihindamine peaks olema väga avalik ja kõik need tulemused avaldatakse siis EFSA ajakirjas, mis on siis EFSA Journal. Ja olen siin ära toonud ka lingi, kus siis on võimalik otsida kõiki valminud EFSA teadusväljundeid, erinevaid hinnanguid, seisukohavõtte, ka erinevaid teadusraporteid, kõik, mis EFSA töövaldkonnas valmib. Palun järgmine. Olen välja toonud ka mõned suuremad väljakutsed, mis riskihindamise valdkonnas EFSA ees seisavad, millega osalt on juba pikalt tegutsetud, kuid mis jätkuvalt vajavad tähelepanu. Et näiteks on siis keskkonnariskide valdkond, oleme kuulnud kõik mesilaste suremusest ja sellest, kuidas siis kindlaks teha, mis need erinevad stressorid on, mis seda põhjustavad. Et siin on hulk töid avaldatud, aga tööd ja teadusuuringud ka jätkuvalt käivad selles valdkonnas.
Siis arendatakse uusi hindamismeetodeid, et vähendada siis loomkatsete tegemist. Mikroobide resistentsus on väga aktuaalne teema ja väga suur teema, millega tegeleda. Uute toodete ohutuse hindamine on ju teada, et tahetakse turule tulla paljude uute toodetega, mis aga ühtlasi vajavad siis riskide hindamist ohutuse osas, näiteks paljud uuendtoidud. Samuti on väga kompleksne ja suur teema keemiliste ühendite koosmõju hindamine, siis toidus leiduvate keemiliste ainete kombineeritud toksilisus, mainitud ka kumulatiivsete riskide hindamine, et see on väga suur valdkond, kus palju tööd on tehtud, aga väga häid meetodeid tänaseks siiski veel leitud ei ole ja see töö jätkub endiselt. Ja siis üks suurem väljakutse on ka seotud globaliseerumisega ja siia võib ka klassifitseerida kliimamuutused ehk siis taimekahjustajate levik ja samuti loomahaiguste levik. Palun järgmine. Ja nüüd, kui need kirjeldatud eelnevad tegevused, kus hinnanguid küsib siis kas Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament EFSA-lt, on sellised üldist ja laialdasemat huvi pakkuvad riskihinnangud, siis väga suur valdkond EFSA tegevuses tugineb või lähtub sellest, et toodete ohutust on vaja hinnata seoses nende turule toomisega. Ja Euroopa Liidus on terve rida õigusakte, mis ütlevad, et selle valdkonna toodete turule toomisel tuleb eelnevalt hinnata riske. Ja see kohustus neid riske hinnata on siis jällegi EFSA-l ja selleks, et seda riskihinnangut EFSA-lt küsida, tuleb siis taotlejal, nii-öelda loa taotlejal esitada EFSA-le toimik, milles lisaks taotlusele lisanduvad ka taustainformatsioon ja uuringud, mis ohutust peaksid tõendama. Ja olen siin üles lugenud ka näiteid nendest toodetest, mis siis vajavad turule toomisel riskide hindamist. See on siis uuendtoit, toidu lisaained, ensüümid, lõhna- ja maitseained, suitsutuspreparaadid, toiduga kokku puutuvad materjalid, taimekaitsevahendite toimeained, söödalisandid, geneetiliselt muundatud toit ja sööt. Ja see ei ole veel lõplik nimekiri siin. Nii, palun järgmine. Nüüd Euroopa Liidus võeti siis 2019. aastal vastu ja kohaldus 2021. aastast üks selline määrus nagu riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust käsitlev määrus. Ja selle määrusega tulid mõned uued olulised muudatused, mis puudutavad just taotluste esitamist käitlejate poolt EFSA-le. Ja üks hästi oluline muutus, mille tulemisest ma olen ka varem rääkinud PIP-i kohtumisel, on siis uuringutest teavitamise nõue. Ja kohe, kui nende uuringutega alustatakse. Aga teine ja natuke positiivsem uuendus on see, et taotlejal on võimalik ka EFSA-lt nõu küsida juba enne taotluse esitamist. Ja seoses sellega, et need uued nõuded on tulnud ja seoses ka sellega, et me üldse liigume ikkagi paberimajanduselt rohkem e-keskkondade poole, on ka EFSA-s toimunud päris palju muutusi viimastel aastatel ja nendest siis nüüd ka tahan veel rääkida. Palun järgmine slaid. Et kuna EFSA-le taotluse esitamise protsess on päris keeruline, siis
tahan teilt natukene juhendada selles osas, kust vajalikku informatsiooni leida. Et EFSA kodulehel on saadaval väga palju informatsiooni, mis on kasulik, aga kui hästi ta alati leitav on nagu iseküsimus. Ja nüüd, kui lähtuda siis taotluse esitaja vaatevinklist, siis on hästi oluline siis see koht, mis mul on punase ringiga siin ära näidatud EFSA kodulehel. See on siis applications, taotlused ja sealt alt avaneb päris palju kasulikku materjale. Et juba on näha seal, et on erinevad valdkonnad ära näidatud seal, bioloogilised ohud, söödalisandid, toiduga kokku puutuvad materjalid ja nii edasi. Et kui sealt nüüd edasi klõpsata, siis nende valdkondade peal, aitäh, siis seal on abiks taotluse esitamisel päris palju materjale iga selle reguleeritud tootegrupi jaoks. Seal sisalduvad näiteks taotlusprotsesside kirjeldused, mille üks näide on mul pandud ka siia kõrvale. Need punased ovaalid, mitte punased, ovaalides sisalduv järgnevus, mis ei ole küll väga hästi loetav antud juhul, aga oluline on siis siin aru saada, et taotluse esitamisel on siis erinevad osapooled, kes on seotud protsessiga. Need on siis tähistatud siin selliselt, et hallid ovaalid on siis taotleja tegevused, sinine on Euroopa Komisjoni tegevus ja oranžid on siis EFSA tegevused. Ja siin on ära näidatud siis kõigepealt ülemine on enne taotluse esitamist etapp, kus on siis öeldud, et taotleja peab olema teavitanud uuringutest, mis ta on selle taotluse esitamise taustamaterjaliks teinud ja kavatseb taotlusega koos esitada. Ja samuti on seal öeldud, et on võimalik küsida EFSA-lt nõu enne taotluse esitamist. Siis järgneb taotluse esitamise protsess, kus siis vaadatakse üle, et kõik vajalik informatsioon on taotlusega kaasas. Ja edasi järgneb juba siis riski hindamise protsessi osa, kus siis EFSA on taotluse vastu võtnud ja tegeleb siis riskide hindamisega. Et nüüd taotlejal on ka võimalus taotleda teatud informatsiooni konfidentsiaalseks kehtestamist ja ka selles osas siis EFSA hindab üle, kas need on põhjendatud, need konfidentsiaalsustaotlused, et need on jällegi õigusaktides ära toodud, millistel juhtudel on konfidentsiaalsustaotlus põhjendatud ja millistel juhtudel mitte. Ja lõpus siis järgneb siis taotluse lõpliku hinnangu andmise protsessi osa ja lõpuks siis Euroopa Komisjoni poolt vastava rakendusakti vastuvõtmine, et toode on ohutuks hinnatud ja turule lubatud. Ja seal kodulehel siis on lisaks sellele taotlusprotsessi kirjeldusele igal juhul iga tootegrupi jaoks võib see protsess olla natukene erinev ja seetõttu on see hästi kasulik, et on võimalik sealt täpselt rida-ridalt realt jälgida, mis teha tuleb, aga lisaks nendele protsesside kirjeldustele on siis kodulehel olemas õigusaktid ja juhendid, mis on kasulikud teada. Samuti on mitmeid selgitavaid videoid ja veebiseminaride salvestusi, mida EFSA on koostanud just selleks, et seda taotlemist käitlejale lihtsamaks ja selgemaks ja arusaadavamaks teha. Palun järgmine. Ja lõpetuseks olen siin ära toonud siis need EFSA e-teenused, mis siis tänaseks on EFSA poolt loodud, et kogu suhtlemist EFSA-ga lihtsustada ja operatiivsemaks muuta, ehk siis enam ei esitata taotlusi paberipakkidega, ei saadeta posti teel, nagu see veel mõni aeg tagasi oli. Ja kogu suhtlus on siis viidud erinevatele platvormidele.
Ja alustades siin kõigepealt vasakult on siis selline keskkond nagu Connect EFSA. Jätsin meelega need inglisekeelseks, need nimetused siin, et neid ka kodulehelt otsides oleks siis selge, millega tegemist on. Selles keskkonnas saab siis taotleda käitleja endale taotlemise eelset identifitseerimisnumbrit, saab teavitada uuringutest, mis ta tegi või kavatseb teha õigemini, ja uuendamistaotluste korral kavatsetavate uuringute nimekirja saab esitada ja nii edasi. Et seal saab ka ära näidata oma huvivaldkonna, et saada EFSA-lt siis oma valdkonna vastavasisulisi teavitusi näiteks. Siis nüüd taotluste esitamise seisukohalt hästi oluline keskkond on siis platvorm, mis siis eesti keeles võiks olla e-taotlemise platvorm näiteks, aga inglise keeles on ta siis e-submission food chain platvorm. Ja see on nüüd konkreetselt see koht, kus siis taotlejad saavad oma taotlused luua, need esitada ja neid ka hallata. Seal saab jälgida siis oma taotluse progressi, kuhu see jõudnud on, vastata vajadusel täiendava info küsimistele, kui selleks tuleb vajadus EFSA poolt, esitada täiendavaid andmeid, kommenteerida arvamuse kavandit, mis on EFSA-l valmis saanud ja vajaduse korral ka võtta taotlus tagasi. Selles keskkonnas saab taotlusi esitada kõigi valdkondade osas välja arvatud taimekaitsevahendid, mille jaoks on siis eraldi platvorm, see on siis järgmine Juklid nimetusega. Ja see on siis tõesti rakendus taimekaitsevahendite toimeainete taotluste ja MRL taotluste esitamiseks. Ja viimane portaal või platvorm, millest siis juttu on siis Open EFSA ehk siis avatud EFSA portaal, kus siis tehakse kättesaadavaks kogu informatsioon teadushinnangute kohta, erinevate, mitte ainult need taotluste hindamiste käigus saabunud, vaid kõik teadushinnangud, mis EFSA-l tegemisel on. Sealt on näha siis mandaadid, sealt on näha ajagraafik, mis aja jooksul hinnang peaks valmima ja siis ka hinnangu staatus, kas ta on tegemisel või valmis saanud. Ja näha saab siis toimikuid ja uuringuid seal, välja arvatud mittekonfidentsiaalsed osad. Samuti on seal näha avalike konsultatsioonide tulemused, EFSA paneelide ja töögruppide liikmed ja nende sõltumatuse deklaratsioonid, kohtumiste päevakavad ja memod. Ehk siis, et see tagab nii-öelda riski hindamise läbipaistvuse, et kogu see informatsioon on siis kättesaadav. Nii, ja ma arvan, et minu poolt hetkel olekski kõik. Tänan teid kuulamast ja Kairi siis tegeleb edasi, kui peaks küsimusi olema. Aitäh! Suur aitäh, Piret, sulle selle sissevaate eest EFSA töösse ja tegemistesse. Ja sellega me hetkel siis oma veebiseminari loengute osa ka lõpetame. Aitäh meie esinejatele!